Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Koomikud ja küsimused on teieni Kulbet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Karl, nagu ikka, ma ütlen esimese korraga sinu nime, kuidas sinul vahepeal läinud on? Hästi. Väga hea. Meie keemia on vankumatu. Meil on nagu ikka tiimis on, või mis meie tiimis, meil on tiimis kedagi, meil on külas 2 tiimi, meil on sinine tiim, punane tiim, punases tiimis nagu ikka kapten Sander Õigus! Sander, seis on sellel hooajal praegu 1-1, kui ma õigesti mäletan. Nii nad räägivad, jah. Ja täna on plaan võita? Ärme loeme tipusid kevadel. Ärme loe tipusi kevadel. Väga õige, aga täna sa ei ole saates üksi, nagu meil ikka on. Me oleme sulle külalise kõrval pannud. Kes on täna sinu kõrval? Minu kõrval istub täna armastatud laulja Tuuli Rand. Ja nagu me oleme sellel hooajal selgeks saanud, meiega enam ei ole, meie seas enam ei ole Miikal Meemat ja sellega seoses me oleme otsinud endale külaliskaptenid. Seekord täidab Miikali rolli ei keegi muu kui legendaarne Daniel Weinberg! Daniel, tere tulemast tagasi. Kuidas on sinu ettevalmistus selle saate jaoks? Absoluutselt 0. Ja mina ütlen nagu Sander, et ärme loe neid emiseid enne, kui nad on 3. kord sünnitanud see aasta. Vaat see oli haritlastele. Kõik. Selle vaikuse pealt tutvustame ka meie sinise tiimi külalist. Kas võin koju minna? Ära veel mine. Ära veel mine. Sul on, ma ei tea, võib-olla oled hoopis sina tänane külaliskapten. Ma mõtlen ka, et kui te alles valite, et kes võiks olla nagu... Siin on loterii veel. Aga igatahes, kallis publikum, võtame vastu praegu veel sinise tiimi külaline. Võib-olla saate lõpuks külaliskapten Teele Viira! Kapten. Teele, kuidas sina ette valmistad sellise saate jaoks? Siin on palju teadmisi vaja, siin on... Ma ei tea, mis see üldse peast läbi käib? Siin on vaja välja tuua ikka parim, mis sul on, ju. Nagu kõik anded. Laulsime juba. Laulsime. Nalja ma tegin ka lava taga, ütlesin, et ma olen Danieliga teidil käinud. Ta vaatas mulle otsa, ütles päriselt või? Ütlesin, jaa, sa ei mäleta, me käisime Itaalia restoranis. Ta mingi päriselt või? Ja ta ei mäletanudki. Nagu päriselt. Ja ma tunnen, see on väga piinlik ja ma soovin, et sa ei mainiks seda. Ja ei, tuleb välja, et ma mängin nagu Sandrilt enne küsin, kuule, kus ma teda varem näinud olen. Ja siis tuleb välja, et me olime nagu 2 aastat armastavas püsisuhtes. Ja ma legit ei mäleta. Tegelikult muidugi me ei käinud teidil, me käisime sõpradega koos väljas, aga ikkagi sa ei mäleta. Narratiiv muutub. See on meie sinine tiim igatahes. Teil on suur ülesanne. Punane tiim oli terve eelmine hooaeg võitmatu. Sellel hooajal nad on ühe korra nüüd kukkunud, nii et võib-olla te suudate seda taas teha. Et sa ka ei suuda sellest mitte rääkida. See teeb mul tuju heaks. Ma oleks lihtsalt, me oleme ees, sest et Sandrile saarlased ei meeldi, siis me võidame täna. Jah, rassist. Need on suured sõnad Daniel Weinbergilt, aga selle juures ma arvan, et Karl, meil on tiimid on juba särtsu täis, nad on väga nagu ahned, tahavad siin võita mõlemad pooled, nii et teeme esimese küsimuse. No kuna siin meil sellised suurepärased meelelahutusinimesed kohal on, siis esimene küsimus on ehituse kohta. Väga hea. Hiina müüri mördi sisse segati ühte ebatavalist asja, see veekindlaks ja samas ka maavärina kindlaks teha. Mis see olla võis? Mida segati mördi sisse? No nii, sinine tiim. Vaat, kui me ühe korra ära pakume, siis ongi läbi või? Siis läheb nende kord. Aga te juba tegite tibu-tibu? Ei no, proovi korra nagu loogiliselt mööda. Ma ei tea, kas sul on olemas see üldse see? Ei no ma eeldan, et see on mingi... Maavärina kindlaks ja... Hiina müür, jah. Ma arvan, et see on mingi orjatööjõu laibad põhimõtteliselt. Pandi sinna müüri sisse. Kohe sinna, jah? Ma tean, Karlid on nagu pervar ja... ma ei hakka neid teisi nekrofiil ja meeldijad kõik laiba ja sellised Kaur Kenderi fantaasia teemad, siis ma eeldan, et jah, et see oligi mingi tule siia. Ma hoian ta põlvest. Mis sina ära läheb, mina peaksin minema ära. Ei no lihtsalt sellised sõnad. Teile võib-olla soovid parandada. Võib-olla sul on mingi parem pakkumine.
Sest hetkel on laibad. Oota, mis oli, et maavärina kindlaks ja mis teine oli? Veekindlaks. Veekindlaks ja midagi, mis sa maavärina mördi kindlaks. sisse, et asjad hästi kleepuksid. Mis asi see saab olla? Ma ei kujuta ette, see peab ilmselt olema midagi väga naturaalset. Ära sa meile otsa vaata. Ei, ma ei vaata, lihtsalt ma mõtlen parem, nagu ma tuulile otsa vaatan. mulle silma vaatab, läks mu silmas oleks see vastus. Aga mida Saaremaal pandi kiviaia vahele? No seal ei ole mitte midagi. Ei, seal ei ole mitte midagi, aga ma tean, et vaata näiteks linnud ehitavad pesa, siis nad panevad sinna oma seda sülge, on ju. Nii. Kõik sülitasid tooksime. Lätake. 1600 kilti. Aga samas sul on see kaasas kogu aeg, on ju. Äkki see on, me võime ka arvata. Oota, las nad arvavad korra valesti. Siis ma õpetan sulle midagi selle mängu kohta. Äkki mingi sõnnik või? Aga maavärina kindlaks ka, et ta peab mingit natuke liikumist andma või mingit sellist asja vaata. Orja jobi. Selles mõttes see on kleepu. Jah. Ära julgusta seda veel, ära. Aga selles mõttes ta on tubli poist, jõudis laipades jobi. Oota, kus Miikal ikkagi on? No mina pakun ehitajate tatt. Ehitajate tatt. Ei, see, ma ütlen, et see nagu halb vastus on vale vastus, aga see ei ole halb vastus. Aga lähme siis, oleme sinise tiimi juures, punase tiimi juurde. Vaata nüüd, oled valmis või? Noh. Palun vihjet! See on ka veel teadnud, et vihjet saab. Vihjet saab pärast esimest vastamist. Okei, väga hea. Ja võtsite selle riski, hakkasite kohe vastama. Okei, enam ei tea. Väga hea. See on halvem helis. Aga võib-olla vihjena võin öelda, et nagu ka sülg, see asi tegelikult käib suhu. Käib suhu ja see kleebib. Käib suhu. Ta käib suust läbi. Ma arvan, et see on mingi vaik või mingi siuke asi, mida keegi närkus. See on ebaloogiline, aga... Miks see suust läbi peaks? Sellepärast, et neil ei olnud nätsu, nad on mingisugused kuradi orja ja Hiina mingid õlid. Tahad ka ju... Aga mis Hiinas suhu käib? Mõtle, mis on stereotüüpne asi? No riis, ehk siis ongi mingi mälu... ongi tärklis, need mingi mäluvad läbi, et selles mingi riisiklistiir teha. Äkki see on riis ja... Mingi siuke asi. Oota, riisiklistiir on väga teine. Kliister ja klistiir on väga erinev. Ära sina mind! Ehk siis me pakume jah tärklis. Riis. Õige vastus on riisitärklis, täpselt. See kleepuvast riisist. Punane tiim võib endale vaikselt ühe punkti juba juurde libistada. Vasakpoolne. Lükkake ühe võrra ülesse. Ja mitte teie. Nii, punane tiim on läinud juhtima 1-0. Oskad sa midagi veel selle kohta öelda? On sul mingi täiendavat infot? Ma annan küll. See oli tegelikult, sa pandigi kogu riis pandi sisse. See tärklis, mis sealt siis eraldus, et see andis seda kleepuvust juurde, aga ta oli piisavalt ka siis selline, sa said liigutada seda natuke, seda mörti, et sellepärast ta ongi, see on originaalne mört, mis seal siiamaani vastu on pidanud, on sellest tehtud. Ja seda kasutati templite muude asjade jaoks ka. Originaalne mört, väga hea. Aga lähme siit teise küsimuse juurde. Lähme. Siis küsin sellise küsimusi, et üksinda kodus filmides kukub ühe röövli näole tarantel. Mäletate seda hetke? Jah. Väga hea punkt. Nad ütlesid esimese. Ei. Filmimisel näitleja küsis siis selle ämbliku hooldaja käest, et kas mu karjumine ämbliku ei sega, see võib ju ohtlik olla. Kuidas ämbliku hooldaja teda lohutas? Seda näitlejat. Kuidas lohutas? Et ta pureb siin niikuinii... Vastatud. Kas see on mingi võimalik? Ei ole sina, me siin arutame. Kas see on mingi, mina ei tea, ämblikud on mingi kurdid või midagi või? Mingi siuke ilmsel, mida me keegi lihtsalt ei tea. Ma ei tea, aga nad ju, kas nad kuidagi vibratsiooniga ei ole? Kui sa karjud, see on vibratsioon. Kuusin inflatsioon. Kui ämblik karjub. Kuidas sa seda lohutad? See peab mingi loogika olema. Sest see on see, mis Karli nagu erutab. Kui mingi perverssuseni viib mingi loogika. Ja. Et sa tagantjärgi tunned ennast hästi lollina. See on see, mida ta taotleb sellega, mida me siin teeme. Sa tunned teda rohkem nii, et... Kahjuks. Ma mõtleks paremini kui Daniel. Aga me siis ütleme, et... Mõelge, kui palju te ämblikke näinud olete, kui lähedalt, kaugelt? Mina arvan, et see ei olnud päris ämblik üldse. Proovime. Ei või? No okei. See ei olnud päris ämblik. See on päris hea. Vale vastus. Meie kord. Kui ma hakkan midagi lolli ütlema, siis takistame. Palun vihje. Väga hea, aga... Tubli, sa õpid nii kiiresti.
mõelge ämblike peale. Sorry, see on lastesaade, unustasin. Viini põngarjad tulevad järgmisele külla. Nii. See oli siis jah, et see oli siukene, sellest karjumisest ei saanud probleemi olla. Ja see ämblik oli tarantel, jah? Tarantel, jah. Jah, äkki ta ütles, et tarantlid ei ole mürgised. Äkki sa pead nõu oma tiimi? Äkki ma pean nõu. Me juba tegelikult natukene nagu pidasime, see on väga tubli. Pidasime nõu, aga mida sa ise arvad? Ei no mu arust see on väga loogiline, ma lihtsalt ei tea, miks siis tarantel nii hirmus on, kui ta ei ole ju kuidagi moodi ohtlik. Vaata on nagu mina, ma näen hirmus välja, aga kui tarantleid ehmatada, siis nad võivad hammustada. See on see, no näed, on ju. Noh, et ikkagi ta on ohtlik. Miks see karjumine ehmatanud teda? Sellepärast, et see tarantel oli äsja toidetud või... Äkki seda... Ma ei tahtnud öelda, et üllatavad nii intelligentne mõtlekäik, aga... Võime vaikse vihje veel panna. Siin tegelikult käis üks õige mõte vahepeal läbi ka. Oli algusest peale, aga nüüd on nende kord. Ära sama, et nad ei kuule. Ja nad ei kuule. Nii, ja kuidas saame siis uuesti vastata ka? Millise vastuse me paneme siis? Seda, et nad ei kuule või seda, et... Mis sa ütlesid, et nad ei ole ohtlikud? Et nad ei ole mürgised. Aga pigem vist jah see, et ma tahan nagu Sandrile haiget teha. Siis peame minema sellega, et tarantlid on kurdid. Proovime. Õige vastus on see, et nad ei kuule, jah. Neil ei ole kõrvu. Nii hea vastuse peale tulime ise, täiesti ise mõtlesime välja. Me andsime selle punkti teile. Siin väikene huvitav faktile, ühel kämblikul ei ole kõrvu. Nad ei kuule otseselt helisid. Sander tegelikult teadis seda. Ta ütles mulle seda. No jah, aga nüüd on hilja. Aga nüüd te teate, et Sander on targem. Sa jätad minust nagu mulje, nagu mul oleks hullult... Ma oleks palunud sulle öelda. Kuule, ütle neile, et ma tean. Kas sa palusid? Ütle nüüd! Sa tegelikult paluski. Meil on küll. Kaks tiimi, kaks dünaamikat, väga hea, lähme kolmanda küsimuse juurde. Lähme sellise söögiküsimuse juurde. Või seda ma tean. See aasta ma looma küsimusi ei tohi teha, ämbliku küsimus ei ole looma küsimus. Ma olen kokkelugutselt, aitäh! Enne kustukummi kustutati pliiatsi jälgi ühe toiduasjaga. Millega? Kui sul ei olnud kustukummi veel leiutatud, pliiatsiga midagi kirjutasid, sul oli vaja kustutada. Millega? Sa tead, jah? No, kes tabas, võtta? Kas sa tead? Mingi loomarasv! Sa ütlesid nagu mina seda hääldaks. Kas see on lõplik vastus? See on meie vastus, jah. Aga kui sa peaks pakkuma, millise loomarasv? Ei taha. Vabandust. Ma ei teadnud, see oli isiklik. See on väga konkreetne. Ja see on vale vastus. Väga hea, ma oleks sama pakkunud, aga Karl, paluks vihjat. Täitsa tubli, istu viis. See ei ole kuidagi loomne toode. Siis see on taimne. Seda oli kerge, seda oli palju. Kas kalad on loomad? Oli palju. Selles kontekstis ei. Mõtle nüüd, ütles, et see on kerge, sest seda oli palju. Jah. See ei ole loom, järelikult see on taim. Ja selles suhtes loogika on see, et sa selle kustukummiga öörud seda lahti sealt paberküljest ju, vaata siis puru tuleb, sa lükkad selle ära. Ehk siis nagu ta peab olema mingi asi, kas mingi puidu, mingi selline nagu tugevam materjal natukene, mis lihtsalt öörub seda sealt natukene maha, vaata. Võin ühe vihje veel anda mõlemale tiimile, nüüd hoidke kõrvad lahti. Nii. See on valmistatud toiduaine. Ma ei kuulnud, ma olen tarantel. Valmis tehtud toiduaine või? Ta ei ole lihtsalt, sa ei korja seda puu otsast, ta ei ole lihtsalt kätte saadav, sa pead valmistama seda. Mingisugune töötlus on vahepeal. Just. Ja ka sinine tiim jätkab teie käes. Oot, kas hakkliha on loomne? Ei, loom küsimus. Mis värvi see on, seda võite öelda? Veel ei ütle. Okei. See on juba töödeldud, see ei ole loom. See on äkki vegan burger. Ei, tegelikult... Tofu on ju väga kustukummi väga hea pakkumine. Oot, kas mainisid regiooni ka, kus Hiinas või? Ei ole maininud. Või ei ole regiooni? Ma sooviks teada ajastut ja kus kohas seda kasutad. Kuidas sa töötled seda? Sa valmistad seda, sa otsesid, et töötled. Ühesõnaga, see on valmistatav. Ma võin öelda, et see on lihtsasti valmistatav ka Eestis. No mina saan seda poest. Monsterid ei olnud olemas. Kuradi... Mul on tunne, et kui punane tahab ka juba vastata. Kas te tarvitate iga päev seda või? Tarvitan seda rohkem, kui ma peaks.
Väga hea vastus. Siin on nii palju variante. Ma tean, mis uudi Sa oled näinud, mida me tuurilised. Mis seal dieedis on? Kas me võime ka vahepeal proovida? Me oleme juba ammu avatud. Sai. Õige vastus on sai. Sander! Vau, Isegi tänapäeval, kui te eriti just valge sai, eks ole, selle sisu nagu võtate kokku natukene, võtate, ta on piisavalt tugev, et ja ta imab ka natukene seda sisse seda. Sa proovisid järgi või? Seda on kirjas siin, ta lihtsalt nüüd praegu oma Ma tahaks küll proovida. Ma käisin kunstikoolis. Vau. No nüüd sa lihtsalt. No see oli kunstikallakuga kool Lasnamäel, nii et see on nagu see on nagu Ma juba mingi Tegelikult sai niimoodi teada, et ta sai koolitöö kohal sai ja siis kukkus saiapuru peale, püüdis ära. Mitme tunni töö läinud. Nii ja kahe peal on seis 2-1, punane tiim juhib. Lähme järgmise küsimuse juurde. Okei. Küsime natuke morbiidsemaid küsimusi ka vahepeal. Meeldib. lõpuks. Me oleme kuulnud, et Yakuusas peab sõrme maha lõikama, kui sa mingisuguse halva asja teed, eks ole, kedagi vihastad. Aga miks lõikasid Indoneesia tanihõimu naised endal sõrmetükke maha? Oota, Yakuusas nagu mullivannis või? See oli lihtsalt. Ei, mitte Yakuusa, Yakuusa on siis Jaapani maffia. See on Jaapani släng, kui sa küsid sinna üks Yakuusa palun. Siis see, mis sa saad. Oota, küsi uuesti palun. Põhimõtteliselt miks, ilma selle eelinfota, lihtsalt on küsimus, miks lõikasid Indoneesia tanihõimu naised endal sõrmetükke maha? Sõrmelülisid. Indoneesias oli Taani. Mis lülisid? No et sul on vaata sõrmel mitu lüli on ju. Jah. Nad lõikasid need järjest maha. Sõrmelülid järjest. Oota, kes vastab? Kes tahab? Kes teab vastust? Või on lihtsalt avalik arutelu praegu? Praegu nagu nii kaua. Muidugi. Te võite edasi märgatada. Mingi esteetiline põhjus nagu... Nagu see nagu Aafrikas on see hõim, kes paneb neid rõngaid vaata nii palju. Mingi dünastia ajal väänati lastel mingi jalgu väiksemaks. Ja geishad olid need hästi püsiksed kingad. Äkki just, et äkki see ongi mingi veider Indoneesia mingi iluprotseduur, et väiksed käed on kuidagi sellised ilusamad. Äkki pakume hea iluprotseduur. Iluprotseduur. Jah. Ei ole kahjuks, aga mulle meeldib see mõtteviis, sest nad teevad väga palju seal neid iluprotseduuri. Seal on need, mõelge vahepeal on need pikad kaelad, eks ole, kus on hästi rõngad. Pool punkti? Mitte veel. Ei ole veel. Punane tiim. See on midagi kohutavat. Just. Kõige parem vihje ongi see, et mõelge teema peale. See on millegi lugemine, mis teeb naist nagu vähemaks või väiksemaks või midagi, et... Ma võin vihje anda. Oota korra. Vihje. Mehe raha. Ma ütlen, et nii palju, et tänapäeval seda enam eriti ei tehta. Aga sa näed tänapäeval veel vanemaid naisi, kellel on... Kas seda sõrmede lõikamist ei tehta või seda protseduuri, mille pärast sõrmi lõigatakse? Sõrme lõikamist ei tehta enam. See on mingi kuradi lahutuste või mingi siukeste asjade, mingi siukse asja, mingi fucked up asjade lugemine, et sa näeksid kaugelt ära, et see on mingi rikutud, mingi... Iga lahutuse peale võeti jupp sõrm ära. Te olete lähedal. Ma tean. Väga lähedal. Kiire see ei ole lahutus. Keegi suri. Õige vastus. Keegi suri, jah. Iga surma puhul, lähedase surm nagu. Pereliige või siis... Siis oli üks jupi nagu lüngakene näppu maha, et see näitas, kui palju sa nii-öelda leinanud oled. Mitu inimest. Oota, aga te nüüd ütlesid laps ja siis olid nagu õige vastus ongi surm. Nad ütlesid juba, tuuli tuli vaikselt sosistas ümber nurga. Viskas popurii sõnu ja midagi. Aga me ei olegi meile punkti veel andnud, me anname pool punkti selle eest, nii et kui nad saavad ühe pooliku punkti kuskilt veel, siis nad saavad täis punkti. Ja pool punkti on teil õhus. Ongi, nii palju maitseid on maailmas, sa valisid soolase. Tead, ma olen Tarantel, ma ei kuulnud siin. Aga lähme nüüd kuhugi lõbusamasse kohta, see oli tõesti morbiidne, Karl. Mul ei ole lõbusaid ju. Okei. Teeme lõbusa. Kui inimesed annavad üksteisele pongi edasi, et pilve jääda. Anna kõik Sandrile. Anna punktid ära sinna, ma pole kordagi proovinud. Kõntiv pong. Siis mida kasutavad delfiinid, et pilve jääda? Kes need kuradi kalad on, kes paksuks lähevad, neist pigistavad seda mingit tossu välja ja teevad nende mürki. See on su lõplik vastus. See on meie vastus, jah. See on õige vastus ka. Kerakala on selle nimi.
Sander on harinud ennast Ivo Libratas kõiki mälumängu vastuseid. ei, ta on nagu... tahame mingi kuradi muu. See oleks väga lähedal meile. See oligi see, millele ma vihkin. See on nagu Sander Kuldvillakus ütleb, narkootikumid 400 palun. Anname kõik punktid talle. Täpselt, noh. See, kui te mõtlete, mis on täpselt see fuugukala, siis mis inimesed söövad seda... Fuugu. Aga ta ei öelnud isegi fuugukala. Kus sa teadsid seda lihtsalt huvi pärast? Sest ta on pongi näinud 1 või 2 korda vähemalt. Ei, no aga kus ta teab, kuidas delfiinid pilvevad? Sellepärast, kui sa ise oled pilve jäänud, siis sa tead väga palju infot selle kohta, sest sellel ajal sa räägid väga paljust random asjadest. Vägistavad kõiki mereelukaid enda ümber ja siis me üritasin mõelda, kellel on midagi, mida saaks trippida. Lõbus saade. Inimesed söövad seda, samamoodi riskiga söövad seda kala, sest see on see fuugu, mida sushis süüakse, mis võib sind ära tappa. Et kui ei ole õigesti valmistatud. Mingi rets, mingi 15 aastat kogemust, et sa tohiks seda. Sul peab olema mingi sertifikaat, et sa tohiks. Okei, panen püksi tagasi. Lähme järgmise küsimuse juurde. Oota, me lähme punkti ka. Kas mingid laste küsimusi tuleb ka, et me nagu saaks nagu mingi... Mis värvi on tipp ja mis värvi on täpp? Piip ja tuut. Just. Kohe teeb. Okei. Teeme midagi sinisele tiimile. Midagi sinisele tiimile või? See on midagi, mida Sander ei ole 10 aastat õppinud. Delfiine. Okei. Brigadiir Nils Olav on Norra kuninglikus kaardiväes. Mis teeb ta eriliseks? See on see lihtne küsimus nüüd. Jah, see on lihtne küsimus. Ütle uuesti. Nils Olav on Norra kuninglikus kaardiväes. Mis teeb ta eriliseks? Mis teeb Nilsi eriliseks? Ta on kohalikus kaardiväes. Kaardiväes, jah. Kuninglik kaardivägi. Mitte mängukaardivägi. See, et ta on raudselt tegelikult naine. Ei ole. Ei, see on pakkumine. Ja me arutasime, ma ütlesin ju Taanile. Ta ütles mulle seda. Mis teeb ta eriliseks? Kõik inimesed on erilised ju. Äkki, et ta on mingi... See on Norra või? See on Norra. Norras, jah. Norras on ka kuninglik pere mingi. On ju Norra kuningas. Äkki ta on kuningliku pere mingi. Üks asi, mis ma tean, mis teda eriliseks ei tee, on tema nimi, sest Nils Olav on kindlalt väga paljudel seal nime. Juba see, et me pakkusime, mis see ei ole, võiks pool punkti tulla. Oota, mis sa ütlesid, et kuninglikust sellest või? Äkki, et ongi mingi kuningas. Üldse väga huvitav, nagu seljad vastamisi mängite. Ma ei taha nagu väga siin olla, aga ma nagu mängida tahan. Käisite ma ei taha Taanile ühest tiimis olla, kui ma tahaks vastuseid. Tule siia, te vandjad koda mul ei mahu, tead ausalt öeldes, mul lihtsalt ei mahu, mu pikad jalad ei mahu siia. Tabureti saab tahapoole ka. Ma mahun ideaalselt. Ma ei tea, siis ma olen nii kaugel. Aga väga mugavat oli. Mis teeb ta eriliseks? Äkki tal ongi mingi laulu hääl või midagi? Autism. Jep, see ongi. Pange midagi lukku. Pane midagi lukku. Äkki see, et ta Norra siis on, jah? Mida me Norra? Ta on tegelikult see troll. Ei, tule. Kes mägedes enam? Päris troll. Oota, see on pakkumine. See, et äkki pakkumegi, et ta on meil kuninglikus peres. Pakku, see on norm. Pakkusime ära. Mis see täpselt sõnast? Et ta on mingi kuningliku pere liige. Tead, ei. Aga üks sõna on selline, et isegi kui teine tiim lõpuks ei saa, siis te saate. Jah, okei. Pool on nõus. Ma arvan, et äkki me võidame. Jah, me arvame, et ta on loom. Aga te peate täpsustama. Mis loom? Oota. Hobune, koer, hobune. Sõna kuningas käis läbi. Võime vahepeal, te olete juba vihje saanud. Me teeme nüüd avame selle teile ka. Hobune. Ei ole hobune. Ei on pakkumine ka, arutelu. Kuning mingi asi. Kord saates. Oot, kuulame, mis ta tahab öelda. Kord saates. Te olite vahepeal juba nagu selles suuruse mõttes liikusite enam-vähem õigel teel. Oma trolliga. Natuke suurem kui troll. Tükk maad suurem kui troll, aga sellest mõelge pigem sellist... Mis trolle sa mõtled? Me mõtleme väga erinevaid trolle. Ma olen teise vihjega. Ma küsin niimoodi, see kuidas see küsimus oli sõnas. Kui ma oleks öelnud, et ta ei ole inimene, siis sa ei oleks punkti saanud. Ei oleks. Te olete vargad konkreetselt. Ta elab Edinburgi loomaaias. Ja Eestis on paraad ka selle nimega. Mitte ametlik, aga paraad on selle looma nimega. Ei ole päris. Ta võiks vaielda, kas ta on loom või mitte. Mingi loom, kelle nime on homo, on kuskil. Mõni ütleks... Pingviin! Pingviin on õige vastus.
mis kokkumäng? Ta on kolmas pingviin, kes seda siis ametit peab. Aga ta on kõige kauem seda pidanud ja ta on kõige... Huvitav fakt tema kohta on see, et ta on kõige kõrgema astmega pingviin. Kui te tahate teada, mis oli meie vihje, siis see oli see, et tal ei olnud perekonna nime. Nils Olav. Ahah. Aga ta ikkagi kindlalt ei ole kuningliku pereliige. Ei, ta on suvaline pingviin Šotimaal, kes Norra armee arvast maskott. Kas võis olla kuning-pingviin? Ongi, See on ka nii, pool punkti meile. Ma juba ütlesin need sõnad välja. Nemad said ka tegelikult selle vastuse eest pool punkti. Las nad panevad, me Nemad jõuame said selle järgi. vastuse eest pool punkti, aga neil oli pool punkti juba peidus. Kuule, klaas on alati pool tühi. Nii, aga kõik on veel mängus, kõik on veel võimalik, meil on veel aega, meil on veel pool saadet ees, nii et lähme. Jaa, ma teen vahepeal teistsuguse vooru, ma arvan. Teeme teistsuguse vooru. Enne kui siin mässuks läheb kätte ära. Nii. See on üks saate vanu lemmikuid siis, kus ma loen ette teile laulude lüürika kokkuvõtted. Ja te peate mulle karjuma, kes esimesena karjub, millise lauluga on tegu. Kas seda on Eesti maailmast või? Kuidas me punkte anname? Kas me anname 2 punkti, kui nad ütlevad laulja ja laulu? Või kuidas me punktidega teeme? No see on... Kas Eesti laulud või kõik üldse? Kogu maailmas? Kõik, jah. Kõik laulud. Jaa. Kui ei, tegelikult mul on Eesti omad ainult täna. Aga... Kõik maailma. Enamasti eestlased. Need on, osad on varastatud, et väljaspoolt. Aga jaa, kuidas punkte, kuidas sa tahad teha punkte? Mina mõtlen küll, et kui sa paned kohe, ütled ära, näite mulle korra neid esitajaid. Ei, siis pead ikka, sa pead mõlemad ära ütlema. Aga üks ei ole see, et sa saad terve vooru peale punkti, vaid üks lugu on üks punkt. Just, siin on võimalik teil järgi tulla. Te saate selle enne ka kokku leppida. Jaa. Palju asju. Aga ta ei vasta mu kõnedele. Ja ma proovin sinna produktsiooni koosolekutele saada. Ütleb, et ei, meil ei ole mingit koosolek. Läheme edasi. Nii, laulutegelasi suunatakse aktsioonidele Magala rajoonidesse. Tuleb lõpp panna linna suurenemisele ja seda just võõrvõimude poolt. Peatage Lasnamäe äkki. Ja kes? Ja Ivo Linna. Tõnis Mägi. Kes tegi see? Peatage Lasnamäe. Ei, võtta üles. Laula edasi. Laula. Tõuse püsti ja laula. Ma sündisin vabas Eestis. Minu jaoks on Lasnamäe tsentrifigeerid, ma ei tea sõna, on nagu uus äge noortele peredele rajoon, kui kolida. Peatage Lasnamäe. See laulu nimi, sul on õige laulu nimi on teine tegelikult. Aga kui sa nüüd artisti ära paned, sa saad punkti kätte. Jah. Me anname talle lihtsalt pool ära. Ma käin kiiresti pissil. Ei, paku nüüd. 3, 2, 1, kes? Tõnis Mägi. Ei, see on mingi elles mägedele Ivo Linna. Ivo! Sa ütled Ivo Linna tegelikult. Ütlesin enne Ivo Linna pool. Aga sa kahtlesid endast, pool saate. Pool on nõus, pool on nõus, panen kirja lihtsalt. Järgmine. Nii. Loo keskmes on mehelik tung nautida sporti üle oma primaarse motivaatori. Jalgpall on parem kui seks. Smilers. Õige vastus. Väga hea. Võite harjutan ikka siin. Nii, kõik on veel õud, meil on 2 tükki veel minna. Ühine soksifail, kus kõik need vastused. Mul on ka selline tunne, et Sandril on kogu see skript on olemas. Terve saate oma. Vaata, sinule jääb võit, meil jääb mängurõõm. Nautige. Need, kes tegelikult võitis. Jätka. Aitäh. Soojal ööl miski ei loe ning soojaga kohtutakse Pariisis, kui on öö. Pariisis. Kõige keskmes on aga matemaatiline pind ning insener, kes selle lõi. Insener, Kaarini, hüperboloid ja mis ta on vennas. Ma tahtsin just öelda. Kas ta isegi kuulutanud vastamisaega? Insener, Kaarini. Sandri kiiresti. Ta on tuleviku Ivo Linna. Vennaskond. Ta on tuleviku. See värbamine, mis praegu siin Sandrile toimub, on päris uskumatu. Ei, tuleviku if. Tuleb välja, et mind ikkagi oodatakse saanud. Ainult muuni. Praegu ei ta ainult muuni tulla. Sul oli, ma korra arvasin, et kui sa saad nagu selle esimese lausega selle kätte oleks välja öelnud, ma oleks sulle isegi 2 punkte andnud. Aga kahjuks... Teil on väga halb kaotaja. Aga teil on pool punkti ja meil on pool punkti. Küll halva laua taga. Nii, seis on 6-1, lähme järgmise juurde. Viimane. Peategelane on haavatav, kuid soovib meiepoolset hellust. Kuigi see soov varsti läheb karmimaks ning ta soovib, et me teda hammustaks.
tema väitel ta on väga magus ning teda võib ka limpsida või kõrvust näksida. Šokolaadist jäädes meie mees. Läheb sinna poole. 2 punkti. See on punkt ja. Või anname poolteist. Poole nõus veel, poole nõus. 1 punkt jah. Väga hea. See oli šokolaadist jäänes küll jah. Mulle meeldis, kuidas kõik vaatasin. Ma tundsin, kuidas kõik vaatavad. Karl, mida sa loed? Mis sealt tuleb? Ma lõpetasin lihtsalt kiiremini. Alustasime samal ajal. Lähme nüüd tavaliste küsimuste juurde tagasi. Ma arvan, et aitab küll. Ma arvan, et sa ütled meie mõlema kohta midagi. Laske emmu olla. Lähme küsimuste juurde tagasi. Kui sa tahaksid vähem kaaluda, siis kuhu peaksid minema, et kõige kergem olla? Sa küsid või see oli küsimus? See on laulusõnad või see on küsimus? See on mulle. See oli vist küsimus. Ma isiklikud notsid telefonist. Me oleme see on tava küsimuste juurde. Küsi uuesti. Mis sa tead? Mingile teisele planeedile, kus on gravitatsioon õrnem. Ma lõpetan küsimusele. Ja maalt ei tohi lahkuda. Ahah. No nüüd jah. Nii, oota, et kuhu ma peaks minema, et... Et olla kõige kergem, ilma maalt lahkumata. Vee sisse. Sul on kõige soola vee sees. Soolajärve, Musta merre, Punasesse, kus on kõige kõvem sool? Kõige soolasem vesi. See hoiab ju. Punane meri äkki, jah? Või siis... Kõige soolasem. Mis teeb mind kergeks? On ju soola... Põljud küll seal. Soolameri on nii kerge, või siis, kui et sa planeedit ei lahku, sa lähed sinna, kus need kosmonaudid harjutavad seda, et minna kosmosesse. Sa panevad sinna ruumi, kus nad võtavad kõik... Ai, see on üks sisalik ja suur vale, nad pole käidki. Ei, seal kus Stanley... Okei, nüüd miinuspunkt teile. Võtke üks maha. Võtke üks maha. Võtke üks maha. Oota, kuulame ära siis. Jääte siis selle soolase vee poole. Tegelikult soolane vesi on hea pakkumine küll. Jah, kui see ei ole see trikkiga see, et sa pead siia jääma, sest et nagu meie planeedil muud moodi kui kunstiliselt ei saa tekitada seda. No tegelikult, kui minna veel kaugemale, siis asfaldi peal oled veel kergem, sa ei vaju ju sinna sisse. Et see on veel tihedam kui soolane vesi. Minu enda soovitus on pigem teele poole. Aga ei, soolane vesi, mingi punane meri, midagi sellist. Mulle meeldib mõttekäik. Kuni aga vastus on vale. See vastus käiks. Sa vastasid mulle, ma sain sust. Need, kus kuradi gloobuse need on, seal on gravitatsioon nõrgem. Sa mõtled siis poolustele? Poolus, jah. Taaskord, mõttekäik on väga kiht. Vale vastus kahjuks. Mööda ekvaatorit on siis nõrgem. Fuck, ma olen liiga loll. Täpselt õige vastus on ekvaator, jah. Poolustel sa oled raskem. Keegi saab punkti siis. Keegi saab punkti, jah. Aga sul mõte oli täpselt õige. Ma oleks pakkunud Osempiku ladu järgmisel. Okei, teil oli vahva mõttekäik, vahva nali, pange üks punkt juurde, teil oli pool punkti jõud. Ma ei taha oletsuspunkte. Ma annan. Teil on siin pool punkti kogu aeg õhus on, te nüüd tegite tööd natuke, nägite vaeva, ilus oli vaadata. Nägid, kuidas mu mõistus hakkas lõpuks tööle? Meil on 3 punkti või? Meil on 3 punkti olnud või? Ja, ainult. Nendel on 5. Üllataval kombel neil on 2 ainult rohkem. Jah. Kuidas saab hakata? Ei, jätka. Lähme. Nüüd ma hakkasin ühes hoogu otsa saama. Tärkas. Nii, lähme. Läheme siis viimase küsimuse juurde. Sellest saab 2 punkti äkki. No nii, järgmine küsimus. 2 näitlejat mängisid... See on põhimõtteliselt jälle huumori küsimus. Siin on bitt, siin on lain lõpus. Ma tahan õiget laini saada. Kui oli Oodates Godot filmimine, või mitte filmimine, näitemäng, siis üks näitlejatest kummardas maha ja temaga juhtus midagi. Tema pükstega juhtus midagi. Püksid kärisesid. Täpselt nii. Nii. Ja nüüd üks teine näitleja ütles midagi selle peale. Mida ta võis öelda? Terviseks, bless you, mis iganes. Ma ütlen, et vihjan, et Oodates Godot juhtus. Oli see, Oodates Godot on see... Et lõpuks siis Godot jõudis või? Õige vastus! See läks väga kiirelt. Kuna ta ütles kohe kärises ka ära, siis ma jätsin kohe selle sinna poole. Kõige lihtsamad 2 punkti, mis. Jääme 1 punkti peale, Daniel. Ma korraldasin Krimmis valimised ka. Vaat geopoliitika. Okei, nüüd ma olen täiega koos. Nii.
nii, mul on tehniliselt 2 küsimust selle veel küsida ilmselt. Teeme 2 küsimust, jah. Väga hea, aga siis ongi veel kõik nõu. Võib-olla tegelikult see on otsustav küsimus, sellepärast, et kui te saate selle õigesti, meil on mõtet edasi minna. Küsime Siip tiimi pealt. Teie nii-öelda maha mängida nüüd. Mis teema on? Kas teadus või ajalugu? Ajalugu on mul lemmik. Nad ütlesid, sinine tiim ütles, et ajalugu on nende lemmik. Ja me võtame teaduse. Sest Tuuli teab, et ma tean ajalugu. Sest samu Dan on nagu üliloll, aga ajaloost ta reaalselt teab. Ei ta on nagu kõige lollim inimene, keda ma tean. Aga ajalugu. Aga ajaloo koha pealt nagu täitsa. Siis jah, meil on teadus. Vaatame. Nii, teadus. Nii, selle aasta... Teadus ajaloost rääkides. Kuulsad sõnad, mille ütles esimene kuule astuv inimene. Okei, super. Üliliigne. Mul ei tulnud Buzz Aldrini nimi kohe meelde, sorry. Ta ei astunud. Nii, teadusküsimus, palun. Teadusküsimus 500, palun. Nii, selle aasta märtsis, ehk siis aastal 2025, kui te vaatate seda minevikust. Selle aasta märtsis kadus meie taevast midagi ja tuleb alles novembris tagasi. Mis see on? Kui te vaatate, siis midagi kadus ära. Mis muidu seal kogu aeg on, kui te teleskoobiga vaatate, midagi kadus ära ja tuleb nüüd alles tagasi siis novembris. Kui suur see on, mis ära kadus? See on päris suur. Päris suur. Nagu meie vaatame seda, siis on väike, aga kas ta on muidu nagu kogu aeg seal olnud või? Kogu aeg, me oleme sellest 400 aastat teadnud. Ahah, no siis on mingi komeet või? Planeet ikka peab olema, komeet tuleb ja läheb mööda. Pluto kadus ära äkki? Ei, Pluto paneb kogu aeg hitte. Pluto oleks veevalajasse just aasta algul. Jaa. See on ikka arutelu, mis siin sinises tiimis toimub praegu, seda on... Nad isegi on külje kõrval. Isegi otse üksteisel, mõlemad otse projektorid. Mõlemad kaugusesse, jah. Nii, mis see kadunud on seal? Mis see ära kadus märtsis? Tegelikult pole kuud ammu näinud. Sest sa ei käi väljas vaadamas. Aga mõtle, kui see oleks õige vastu. Kõik nagu ei olegi. Oot. Hiiglaslik asi. Kas see on muidu selline nagu väga teada-tuntud planeedi nimi või? Ja üks meie planeetidega seotud midagi. Just. Äkki mingi Saturni üks nendest, kuradi, ei, fucking... Sest seda sa ei näe niimoodi, seda Saturni ringi sa ei näe, aga see on üks planeetidest kindlasti. Loe korra küsimus uuesti. Selle aasta märtsis kadus meie taevast midagi ja tuleb alles novembris tagasi. Midagi, mida sa oled kogu aeg muidu näinud, aga nüüd mõned kuud ei ole. Ja see ei tähenda, et sa pead seda ilmtingimata silmaga. Oota, me elame Eestis päike. Sa ei näe seda, see eksisteerib kosmoses edasi, lihtsalt meie maa peal ei näe. Okei. Ja ta on 400 aastat vana, nii et ta ei ole inimtekkeline. Ei, 400 aastat tagasi avastati, et me saame teada. Okei, nii piiru siis, Maiad äkki teadsid seda. Kes ei tea, see on vandenõuteooria, et on üks 10. planeet. Oota, sina võid vandenõudest rääkida, mult võetakse punkt. Siis ma ütlen oma otsa ära, et see on vandenõuteooria. Ma ütlen, kui ta oleks nii teadantud planeet, siis me teaks seda kindlasti. Ei, see planeeti kindlasti tead ja sa tead ka neid asju, millest... Ma tean planeeti, ma tean neid asju. Siis, aga äkki sul oli õigus selle Saturni ringidega või? Saturni üks kivi või? Ei, need ringid. Saturnil on need ringid ümber, vaata. Et see kadus selle planeedi taha. Tavai, paneme soo vastuse. Paneme lihtsalt. Planeedi Saturni üks kuudest kadus selle Saturni taha. Tead, te olite nii lähedal. Ei, Saturni, miks ta vastas? Ma ei jõudnud veel öelda, et see on õige. Ma ei saanud kinnitada seda. Naise käest peab alati küsima. Ma võtan tiimikapteni vastusega. Ma ikkagi pakun, et Saturni ring... Ikkagi Saturni ring... Saturni ringi ja... Midagi nende ringidega. Saturni ring. On õige vastus, Saturni rõng. Oi, see... Teil on hamba välja tõmbamine. See oli. Me teeme selle, ise kirjutasime teile laua peal selle vastuse. Wow, kuidas naturaalse comebackiga oleme jõudnud viigi. Mul on hea meel, et seda pissi purgi alla pannakse mõned õiged vastused kirja. Siin on vaata. Mõned mängivad, et võib... Sul ei ole või? Mul oli Saturni ring kirjutatud. Okei, teeme nüüd viimase küsimuse. Nüüd on 5-5 seisult. Läheme viimase küsimuse juurde. Ma ütlen nii palju ära, et teha natuke asi ausamaks. Punane tiim saab otsustada, kas nemad alustavad vastamist või sinine tiim alustab vastamist. Miks nemad jälle saavad vastata? Sellepärast, et me tegime natuke liiga lihtsaks selle viimase punkti teie jaoks. Sest mina olin edasi liikunud ja Kaspar oli ei. Ma väga tahtsin, me jõuaksime siia. Ühesõnaga, Karl loeb ette viimase küsimuse. Punane tiim otsustab, kes alustab vastamisega ja siis saame juba teada, kes võidab tänase saate. Nad otsustasid ära või? Küsimus ära ja siis nemad otsustavad.
miks te ei tahaks ööd nii-öelda green room'is veeta ehk ühes rohelises toas? Sest kui green room muidu me teame on siis backstage, öeldakse green room'i kohta, aga miks sa ei tahaks rohelises toas siis ööd veeta? Niisama roheline tuba. Niisama roheline tuba. Tänapäeval on vaid vanasti oli ei. Nii, punane tiim, kas te tahate ise vastata esimesena või annate sinisele tiimile? On sul mingi mõte või? Kas sa arvad, et me mõtleme selle välja esimese ringiga? Ma ei ole kindel. Oota, see pole ajaloo kui sinine tiim vastab valesti, tuleb teie kord ja vihja. Sa tean seda, jah. Äkki laseme... Võtame selle riski. No ma umbes mingi mõte on, aga siis kui ta ütles selle, et mingi tänapäeval on okei ja kunagi ei olnud, see keeras kõik perse. See on rohkem ajalooline siia. Selles mõttes. Oota, kui see on ajalooline asi, siis see sama põhjus, mille pärast üks vend Elba saarel ära suri, sest rohelist värvi tehti millestki mürgisest ja sa ei taha seal nii kaua olla. Pane lukku, palun. Panen lukku? Muidugi. See on õige vastus. Ma näen, et Sander igistab. Kord on majja loodud. Küsin lisaks, kas sa võid arvata, mis võib olla, mis on roheline mürk? Mingi kuredi arseen. Arseen on õige, jah. See oli arseeni pandi tapeedi sisse, et see roheline värv tuli, see oli arseeni tapeet ja see oli igal pool rohelistes seal. Ma kuulsin siin pool omavahel vestlus käis, aga te vist sinna päris ei jõudnud. No me ei jõudnud, keegi ei andnud võimalustki, muidu ma oleks võitnud. Jaa, kindlasti. Aga enne veel, kui me võtame saate täitsa kokku, teeme väikse promonurga ka. Alustame, Sander, sinust. Kus kohas inimesed saavad sinu tegemistega kursis olla? Ma ei tea, mis kuupäev on. Mingis tuur mingi sai just läbi. Kas meil detsember varsti paistab või? Ega te kaugel ei ole? 29. detsember on üks mingi haige röst Vene kultuurikeskuses. Juba välja müüdud. See ei ole enam Vene kultuurikeskus. Mere kultuurikeskuses, sul on õigus, aitäh. Selle jaoks ma ongi hea, et miks te seal olemas oleme. Okei, rahunege teie maha. Aga jaa, et tuleb varsti müüki ja müüb ilmselt mingi poole tunniga läbi, et olge valmis, jälgige Huumoriklubi sotsiaalmeediat ja siis äkki saate ka tulla. Väga äge. Ja Tuuli, kuidas inimesed sinu tegemistega saavad kursis olla? Jaa, Instagramis mul tuli uus laul ka välja eelmine päev, mingi kuulake, mul on ülihea meel, et see on väljas ja ma kirjutan juba uusi laule ka, nii et loodan, et varsti tuleb veel. Väga äge. Ja sinine tiim, Daniel, kuidas inimesed saavad olla kursis sinu tegemistega? Mind saab leida Instagramis Daniel Weinbergs ja praegult on mulle müügis tuur Kangem Kraam ja tuur ise toimub detsembris ja jaanuari alguses. Listi saab või? Jaa. Ehk kirjutage. Aga ta ei tunne sind ära. On jälle, kuule, see on. Ta on nii tuttav nagu, kus ma seda nagu näinud olen. Ja teile, kuidas inimesed saavad olla sinu tegemistega kursis? Ei saagi. Ei saa. Ja tegelikult praegu on kuidagi juhtunud niimoodi, et telekat peab vaatama. Mul on päris palju sinna sattunud. Ja teine see on muidugi Instagram nagu. Muidugi Instagram. Kuule! Lihtsalt kiusama hakkad. Ei, no sa oled siin ka telekas praegu ju. No ma räägin, et ma olen ju siin. Vaadake seda saadet, siit näete ka mind. Vaadake seda saadet, siit näete kõike. Aga ühesõnaga, võtame selle saate kokku. Tänase saate võitja, punane tiim 6 punktiga. Palju õnne! Sander Õigus, Tuuli Rand, Südikas, teine koht, sinine tiim 5 punktiga. Daniel Weinberg, Teele Viira. Minu kõrval, aitäh ja taaskord küsimuste ees. Küsimuste meister Karl-Alar Varba! Minu nimel Kaspar Ekervill, aitäh, et vaatasin saadet ja varsti näeme jälle. Haige krooks. Kuumikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Aitäh, et vaatasid ja siinkohal ütleks suur aitäh meie suurele sponsorile Kuulbet, meie produktsioonitiimile Vin TV-st ja muidugi teile, et vaatasite. Kui tahate meid paremini toetada, pange väike subscribe meie kanalile, pange like videole ja täpselt nii meie vaateskond saabki kasvada. Aitäh teile!